way since 2005. From a bold vision to a global movement. From zero to more than $300 million in revenue. But in the bigger picture, we are just getting started. The potential is enormous. In the coming decades, the omega-3 market will be worth around $200 billion. In every category, there's always one player who takes the lead and owns the space. Who will own test-based personalized nutrition? Many factors will play a role, but one thing stands above the rest. Ambition. Zinzino's ambition is grand. $1 billion in sales in the next 3 to 4 years. 20 million customers by 2035. 100 million customers by 2050. But numbers alone won't get us there. Your ambition will. Your state of being, your decision to build the life and business you once only imagined. Your desire to change people's health for the better. Your discipline to show up every single day. Even when it's tough. Especially when it's tough. Ambition brought us here. Ambition will take us there. Ja muide ju täna algas ka hobusaasta. Mina kusjuures olengi hobusaastal sündinud, ma küll ei ole tulihobune, aga ma natuke uurisin ja vaatasin, hobusaastal on siis, on julgete inimeste päralt. Nii et näitame natuke julgust ja teeme ühe vägeva aasta koos. Tervis on minule kogu aeg tähtis olnud. Isegi kutsun ennast terviseentusiastiks, sest et ma olen avastanud, et meil kõigil on oma tervise potentsiaal. Aga see tuleb lihtsalt meil nagu üles leida, katsetada, proovida. Ja me ei pea olema haiged. Me võime olla rõõmsad, elurõõmsad, nii nagu Viktor on. Ja ma räägin lühidalt veel endast, et ma olen siis viimased 10 aastat töötanud Märjamaal kiirabis ja päästes. Ma olen seal näinud päris palju inimesi, kes ise enam ennast aidata ei saa. Kuigi mulle meeldib inimesi aidata, siis olen enda töös märganud, et me tegeleme nagu tagajärgedega. Nii-öelda, et kui inimesel on juba siis elustiilist tekkinud mingisugune sümptom ja näiteks inimesel pea valutab või kuskil mujal on mingi valu, me võtame selle sümptomi maha, et me ju tegelikult juurpõhjusega ei tegele, mis seda liigese põletikku või asja on näiteks sinna tekitanud. Ja mida ma veel olen tähele pannud, et järjest noorematel inimestel tekib terviseprobleeme. Et kui alla 50-aastastel on juba südameinfarktid, siis tegelikult on asi täitsa kole. Aga samas ma märkan ka positiivset. Näiteks oleme käinud 90-aastaste juures suvel, nemad niidavad muru või korjavad õunu sealt puu alt on ja siis ja pole mitte ühtegi ravimit välja kirjutatud. Et siis ma kogu aeg mõtlen, et mida need inimesed siis on teisiti teinud enda elustiiliga. Ja siis eelmise aasta augustis ma läksin veel Rahva Tervise Akadeemiasse õppima, kuna ma sain aru, et läbi ennetuse, läbi lihtsate asjade selgitamisega saab veel hästi palju inimesi nagu aidata, et juurpõhjus ja muidugi enda tervise pärast, et see on mulle kõige olulisem. Ja ma olen siin loetlenud üles mõned haigused või probleemid, mida me siis kiirabiga käime lahendamas. Et kõige populaarsemad on siis ikkagi südame-veresoonkonna probleemid, kõrge vererõhk, insuldid, infarktid, teist tüüpi diabeedid, rasvumine, väga suur probleem ja kindlasti vaimne tervis, et depressiooni ja ärevushäired on väga palju. Ja neid on seostatud siis ajupõletikuga, eks ole. Ja kui ma siis õpin toitumisnõustajaks, ma mõistsingi, et enamik olukordadest on võimalik ennetada, kuna eelsoodumust nendel haigustel on kõigest 10–20%. Et mis te arvate, mis see siis teine 80–90 on? Kas see on mingi perearsti eksitus või tegelikult on ikkagi meie enda vastutusse 89%? Ja mulle meeldib alati öelda, et kõige parem perearst meile endale olemegi meie ise. Ehk siis meie tervis on meie enda vastutada. Ja näiteks, mida ma veel panen tähele,
et inimesed ei võtagi seda vastutust, me tihti satume sinna samadele kohtadele tagasi sama probleemiga, et tegelikult, et kui inimene võtaks ennast kätte, natuke hakkaks rohkem liikuma, õiget toitainet tarbima, saaks nagu tervise korda, aga enamus juhtudel seda tegelikult ei juhtu. ja minul endal on olnud terviseprobleeme, mind on pikalt saatnud migreenid, pingepeavalud ja neid mul enam ei ole ja see on ka üks suurimaid põhjused, miks ma teen seda, mida ma praegu teen ja teiega siin õhtul vestlen. Ja selle all ma mõtlengi seda, see tervisepotentsiaal. ja kui ma käisin siin erinevate arstide vahet, siis üks neuroloog ütles mulle, esimese asjana küsis, ma rääkisin enda murest, ta küsis, kui vana sa oled, ma arvan, et ma olin too hetk siis 27, 28 ja ta ütles, ei ole muret, oota, kuni sa oled 50, siis läheb elu paremaks. ma mõtlesin, mis asja, sest vahepeal midagi tegema ei peagi, et andis siis valuvaigistid ja seesama muster kordus, kui ma käin tihti verd andmas ja siis see arst ka seal küsitles, et sa oled märkinud, et sul pea valutab. ma ütlesin jah, vahest valutab, no mitte vahest, ikka päris palju. siis ta ütles, mul olid ka, aga ma sain 50, et läks üle. ma ütlesin, et täitsa lõpp, et mulle üldse see vastus ei sobinud, et hakkasin ise proovima ja katsetama erinevaid lahendusi. ja olen ka Cincino tooteid tarbinud juba 1,5 aasta ja nüüd ka ise, olles partner, ma siis läbi Cincino saan luua maailma rohkem tervist ja heaolu. et ma tunnen, et ma saan siin päriselt inimesi rohkem aidata. inimeste tagasiside, mis minuni jõuab, see on väga meeldiv, see annab rohkem veel funki juurde. aga mul jäi ennem lisamata see, et ega meie ka kiirabis ju inimese sisse ei näe, et me ei tea ju, mis temaga toimub, et me ju teeme temale uuringud, mõõdame ja kaalume kõik ära, mis me teha saame ja täpsemateks uuringuteks me peame ta viima ikkagi haiglasse, kus tehakse siis vereanalüüsid, muud analüüsid, on ju, et see terviklik pildiks on ikkagi vaja analüüse. aga me kõik tahame tunda ennast hästi, püsida heas vormis ja olla tervislikud. kuidas te praegu ennast tunnete? mõtelge korra selle peale. kas keegi arvab, et saaks enda tervist või noh, heaolu veel paremasse kohta viia? et mina arvan, et mina saan. et meil võib olla rohkem energiat, parem meeleolu, rohkem elurõõmu. aga ega me ennem ei usu, kui me oleme seda tunnet siis saanud proovida, et väga raske ongi nagu ette kujutada, on ju, et me alati võrdleme sellega, mida me oleme kogenud. aga terviseprobleemid muutuvad üha tavapärasemaks ja on aeg küsida, miks see nii on, mis siis toimub selle tervisega. tegelikult meil on ju kogu info maailmas olemas. meil on meeletud ressursid, me saame teha igasuguseid uuringuid, puuringuid, aga probleeme on üha rohkem, et mis siis siin toimub. juba kunagi vanal ajal Hippokrates oskas öelda, et olgu toit teile ravimiks ning ravimiteks olla toit. nii et mulle väga see lausa meeldib, et see toit võiks siis teha meid tervemaks, mitte just haigemaks, onju, aga see tänapäeval toimub. et see toit tihti mõjub meile kehvemini. ja mis siis selle toiduga on juhtunud ja kuidas see toit meid mõjutab? kui me varem saime siis selle toidu emakesed looduselt, et loomad kasvasid vabalt looduses ja see toitained olid täis vitamiine, mineraalaineid, füto- ja mikrotoitaineid, tervislikke rasve ja õiges koguses oomega-6 ja 3 rasvhappeid. ja vanasti oli ju kõigil oma aed, noh, praegu on ka, aga ma ütlen circa 25 aastat tagasi oli see palju populaarsem, kus saadigi oma toit oma aiast ja ka oma loomad ju kasvasid paljudel lootades. tänapäeval enam nii ei ole. et tänapäeval me toodame seda toitu. see toit saab tihtilugu kõige odavamad toitained, et ta lihtsalt oleks massi, aga see toit on hoopis vähese toitaine sisaldusega, lisatakse suhkruid, täis tühje kaloreid ja oomega-6 ja 3 rasvhapped on paigast ära, tasakaalustamata. oomega-6 ja 3 rasvhapete tasakaalu ajalugu. ja mis see oomega-6 siis on? oomega-6 on midagi, mis tekitab meie kehas põletikku ja oomega-3 on, mis võtab selle põletiku maha. DNA koostises on ta meil 1:1. teadlaste soovitus on hoida oomega-6 ja 3 suhet 3:1, kuna siis on põletiku tase maas ja kehale saadavad kasud on kõige paremad.
aga siin 60-ndatel maailmas oli pöördepunkt, kus siis toidutööstus ja kiirtoidurestoranid hakkasid üha populaarsemaks saada, rämpstoitu tekkis hästi palju. meil küll natuke hiljem, siin 90-ndatel hakkas see asi pihta. ja hetkel on siis Euroopa keskmine homme 6-3 suhe 15:1 ja Eesti keskmine rasvhapete homme 6 ja 3 suhe on 11:1. aga nad mõlemad on tähtsad, mõlemad on asendamatud ja mõlemad me saame toidust. ja see, mida see 15:1 siis tähendab? et inimene sööb seda toitu rohkem, mis tekitab põletikku. ta sööb seda 15 korda rohkem kui oomega 3. ja mis siis toimub? vitamiinid ei imendu, keha on täis põletikku ja kusjuures lastel on see suhe kõige rohkem paigast ära. Ma olen siin lähiajal teinud 2 lapsele, nad on mõlemad olnud ka sportlased ja nende suhe oli 36:1. et täiesti uskumatu. ja kui on see tasakaal paigast ära, siis keha on pidevalt seisundis, kus põletik on sisse lülitatud, kuid seda ei suudeta välja lülitada, siis see viibki madala astme vaikiva kroonilise põletikuni. siis krooniline põletik on enamiku haiguste juurpõhjus. vähenenud ajutalitus, juuksed ei näi enam terved, südametalituse aeglustumine, nahaprobleemid ja mõju meie keharakkudele. et kui see kehas on liiga palju oomega 6, siis toitained ei pääse rakku sisse. ja me kõik teame, et ju meil on triljoneid rakke kehas, on ju, et me koosneme hästi väikestest rakkudest ja toitained ei pääse rakku sisse, ainevahetus on aeglane, jäägid väljuvad aeglaselt, see rakk ei toimi nii, nagu ta peab. ja rasvhapped ehitavad üles iga keharaku membraani ja kui membraan on oomega 6 rikas, muutub see jäigaks ja vähem läbilaskvaks. ja tervete rakumembraanide jaoks peab oomega 6 ja 3 suhe olema 3:1. siis muutub see rakumembraan elastseks, toitained pääsevad sisse, jääkained pääsevad välja. ja rakk hakkab tööle ja seeläbi hakkab ka meie tervis paranema. ja kui see rakk on jäik, kehas on palju põletikku, suhe on paigast ära, siis hakkavad vaikselt tekkima mingisugused naha, liigese probleemid, kuni veresoonkonna probleemideni välja, kellel hakkavad põlved naksuma. Need tervisemured tuleb vaikselt ja hiilides. keegi ei maga hästi, ei puhka välja, ärritume kergesti. ja ka vitamiinid ei omastu, sest kuna see rakumembraan on jäik, vitamiinid ei imendu nii hästi, kui nad võiksid. ja ka sealt tuleb hästi suur tervisepotentsiaal. et kui me saame need rakud tööle, hakkavad ka vitamiinid paremini imenduma ja toitained toidus ka. mis te arvate, kus te olete? kas te olete jäämäe tipus või jäämäe põhjas, vee all? mina olen teinud circa 75+ testi ja esimese testiga ei ole mina näinud mitte ühtegi rohelist testi. on olnud küll paar kollast, aga enamus on ikkagi punases ja väga punased. et mõistlik oleks ikkagi teha test ja vaadata, kus on sinu näitajad. me teeme siin tegelikult 4 erinevat testi. kõige populaarsem on siis balance test ehk siis rasvhapete test. näitab raku tervist, näitab oomega 6-3 suhet. et läbi nende testide me saame ennetada haigusi ja olla teadlik, mis meie kehas päriselt toimub. ja mina meedikuna usaldan verepilti. sealt on väga palju infot võimalik välja lugeda. ja balance testi eesmärk ongi see suhe taastada ja vähendada põletikku ja parandada rakkude funktsiooni. Need on kodus tehtavad testid. väikselt sõrme otsast võtame 2 tilka verd ja saadame Norra maailma tipptasemel laborisse, kes siis teeb erinevate tippülikoolidega koostööd. ja et see ei ole meie siin Siino labor, vaid see ongi meie koostööpartner, et kes uurib meie teste siis. ja hetkel oleme teinud juba üle 1,5 miljoni testi. ja mida nad näitavad meile? Nad näitavad seda, et see probleem on kogu maailmas. et kõige suurem probleem on ikkagi Ameerikas, no ma arvan, et siin keegi ei imesta. et seal on see asi kõige rohkem paigast ära. aga see on igal pool paigast ära, ehk siis 95% Euroopas. nüüd teeme testi ja saame enda tulemustest teada.
kui test on korras, siis Ensino maksab kogu raha tagasi, et järelikult oled sa midagi õigesti teinud, sul ei ole meie tooteid vaja. et see on selline usalduse garantii. aga kui test on punane, keha on põletikus, oomega 6,3 suhe on paigast ära, siis on igati mõistlik teha mingi muudatus elus, hakata tarbima näiteks meie balansõli, vaadata üle oma toidulaud. et kui me kogu aeg elame sama rütmi järgi, mitte midagi ei muuda, mitte midagi ei muutu, meil elus ju mitte midagi ei muutu siis. et muutused algavad ikkagi teadlikest otsustest, teha paremini, muuta väikeseid asju. ja nüüd ma näitan siin teile minu esimest testi, mis oli siis 21 ühele. see oli väga paigast ära, see on üldse üks kehvemaid teste, mida ma inimestel teinud olen, et oli minul. aga ma arvasin, et ma olen niisugune korralik, enda arust on toitumine korras, et ma olin tegelikult täitsa šokis sellest tulemusest. aga lõpuks, kui mul see test lahti seletati, ma panin sealt päris palju nagu taipamisi kokku ka. et siin minul näiteks oome-3 indeks oli väga madal. ma üldiselt kodus kala endale ei tee, me saame seda oome-3 rasvhappeid rasvasest kalast või siis mingi oome-3 toodetest. ja 4 kuu pärast sai tehtud teine test. ma olin taastanud tasakaalu, näitajad olid läinud oluliselt paremaks ja ka mu enesetunne muutus. et nagu ma alguses mainisin, mul on olnud peavaludega probleemi ja aga peale seda 4-5 kuud on minu elukvaliteet pole päriselt olnud nii hea kui viimased 1,5 aastat. et ma pole sihukeses kohas olnudki, et mul oli peavalupäevikud, mul vahest oli kuus 13, 14 korda pea valutas, et juba hommikul ärkad, saad aru, et mingi jama on. ja ma ei saanudki sellest päeva peale lahti, kui mingit rohtu ei võtnud. ja selles OME3 indeksis tahtsin veel öelda, et see tuleks hoida üle 8 ja biohäkkerid soovitavad hoida isegi üle 9, kuna siis on kehale saadavad kasud kõige suuremad. et siis nad on nii-öelda 1% kõige tervemate inimeste seas, et kes hoiavad seda teadlikult üle 9, palju õnne, et see tegelikult on väga tähtis näit. ja ma olen isegi näinud uuringud, kui see OME3 indeks on madal, punases, siis see on isegi sama suur risk, nagu sa oleksid suitsetaja. ja mõtle, kui sa oled suitsetaja, sul on oomega 3 indeks ka madal, siis on nagu topeltrisk. et midagi sinuga üks hetk juhtuma hakkab. ja tehke lastele ka teste, mina tegin enda lapsele testi. tema, ta oli juba võtnud siis pool aastat Balanceli ja see test oli tal peaaegu roheline, ehk siis tema indeks pidi olema 3 indeks pidi olema 6, aga ta oli 5,7. et ta on terve, lasteaias on oluliselt tihedamini käinud. ikkagi aastaid tagasi oli nii, et 2 nädalat kodus ja 2 nädalat lasteaias. et tehke lastele ka testi. ja siin ma veel näitan, et mis see test siis sisaldab. et ongi meil 11 erinevat rasvhapet. siin on sihtvahemik, teie väärtus ja kõrvalekalle. see kõrvalekalle on kõige tähtsam lahter. kui on miinus, siis näitab, et inimene sööb seda rasvhapete gruppi vähem, kui on plussis, siis et sööb liiga palju. ja kui me vaatame siia alla oomega 3, näiteks minu testil oligi oomega 3 kõvasti puudu, EPA ehk siis kõige tähtsam rasv südame-veresoonkonnale. et see keha oli ka põletikus kõvasti, oomega 6 oli palju, plussis näidud siin. ja need plusside pealt saab kodulehelt lahti vajutada, siis tuleb selline täpne info, kus on kõik kirjas, kust toitainete grupist ma neid rasvasid saan. et väga lihtne test ja väga hästi lahti seletatud. ja selle testi me aitame siis, kui inimene teeb testi, siis me aitame ka inimesel testi lahti seletada. pool tundi võtab see aega. ja me suudame teist taastada tasakaalu 120 päevaga. miks 120 päeva? sest ka vereraku tuua 120 päeva, nii saab kõige täpsema pildi. me soovitame teha vähemalt 8-kuuline tsükkel, ehk sinna jääb siis 4 kuu pärast teeme teise testi, mil järel me saame vaadata, kas kogust on vaja korrigeerida. kui ei ole näidud läinud tasakaalu, siis on võimalus võtta suurem kogus, vaadata üle, kas on vastav kogus kehakaalule. ja mis mulle eriti meeldib, on see, et meil on tugev teadlaste kogukond ja meie tooteid alati tehakse paremaks.
et need tooted on pidevas arengus. et Sinu proovib alati teha asju paremini. Toidulisandi ettevõtteid on väga palju, aga ettevõtteid, kes teevad häid tooteid, on vähe ja tooted, mis päriselt toimivad. ja meie Balance õli ei ole lihtsalt kalaõli, see on palju enamat. sellel on sünergiline koostis, mis koosneb siis 60% kvaliteetsest kalaõlist ja 40% oliiviõli polüfenoolidest. et oomega 3 vajab enda kõrval hästi tugevat antijooksidanti, et ta oleks värske ja toimiks korrektselt. ja meie tasakaaluõli, ta paneb rasvhapet tasakaalu. et kogus on siis vastavalt vanusele, väiksetele lastele antakse suurem kogus kehakaalu kohta ja ka kehakaalu järgi 0,15 milliliitrit täiskasvanutele. ja on tehtud test, on erinevaid õlisid uuritud, et grillõli näiteks, mis on hästi palju mingeid promoti seda siin, et hästi hea toode, siis tema rääsus kõige kiiremini siin testis 5 tunniga ja ta juba hakkas rääsuma. aga meie õli, Balance õli, on siis 35 tundi värske, et ta on kogu seedimisaja värske, et ta ei hakka juba kuskil seedeprotsessi käigus rääsuma, vaid ta peab ilusti kogu protsessi vältel vastu, ta on värske, mis on väga oluline. et teinekord, kui olete mingeid kapsleid katki hammustanud või hiljem neelata alla ja tunnete mingit krookse, siis võib-olla see kapsel ei olnud enam kõige värskem. on poe leti peal juba läinud rääsuma vanaks. personaalne kogus. ei ole ju loogiline, et 50 kilo kaaluv naisterahvas võtab sama koguse, mis 100 kilo kaaluv meesterahvas. ja meil on ranged toitumisnõuded. me panustame hästi palju kvaliteedile. näiteks kui siin on sportlasi, siis Inform Sport on paljudele tuttav, see on siis garantii, et kui tarbid meie tooteid, siis ei ole mingit dopinguga probleeme, et see on tippsportlaste seas väga oluline teema. annab usaldusväärsuse. ja kes seda õli peaksid siis tarbima? kõik inimesed. rasedad ja imetavad emad on väga oluline, kuna ema loob ju teist inimest ja tal on 2 aju, mida toita, vajalike oomega 3 rasvhapetega. ja kui lapsed hakkavad siis juba lisatoitu sööma, siis võib juba nendele õli anda, keskeltläbi 6 kuni 8 kuud. no oleneb muidugi, kuidas kellelgi. aga eelnevalt saab siis ema piimaga kõik oomega 3 kätte. et meie inimesed on teinud teste ja on ära katsetanud, et väiksed beebid on ka ilusti tasakaalus olnud. ja ajule väga oluline, et ka vaimne tervis püsiks ka vanematel inimestel. mul tuleb meelde, kui ma läksin Rahvatervise Akadeemiasse õppima, siis meil oli esimene koolipäev, kus meile siis õpetaja, õppejõud rääkis, mis meid ees ootab, koolis lõputööd, värgid-särgid ja 15 minutit tunni lõppu pani ta 2-3 slaidi ja ta rääkis oomega 3-st. ütles, et lihtne tervisehäkk, hakake võtma kvaliteetset oomega 3, et parandada enda kognitiivset võimekust. et ma ei saa aru, et siis enne kooliaastat hakake oomega 3 võtma, et saate koolist paremini läbi võib-olla. et oli ta mõte. aga väga äge oli seda kuulda, tol hetkel ma juba tegelesin selle teemaga, et siis, et mul oli hea meel, et sellest nii palju juba koolis ka räägiti. ja siin on erinevad tervisealad väited, mis on siis Euroopa Toiduameti poolt kinnitatud. näiteks normaalne vererõhk, nägemine, normaalne raku jagunemine, võitleb oksüdatiivse stressiga, normaalne lihastalitus. et siin on väga palju erinevaid näiteid. ja 95% inimestest, kes tarbivad meie õli 120 päeva, saavutavad tasakaalu. ja ma räägin ma juba rääkisin jah, enda peavalude juttu ära ja mul vist jäi rääkimata see, et mida ma veel panin tähele, et töö juures meil on pikad päevad, on ju, valved on pikad ja teinekord päris väsitavad, siis ma päeval nagu pidin ikkagi pikutama ja puhkama. aga üldiselt nüüd peale seda õli tarbimist 1,5 aastat mul on rohkem energiat, mul isegi päeval ei teki niisugust tunnet peale, oi, et ma pean nüüd pikali viskama või puhkama, et väga paljud seda teevad, aga ma vaatan, et minu jaoks pole üldse oluline. ma saan tegeleda siin sinu asjade näiteks või kooli asjadega õpin hoopis.
aga ükski toode ei lahenda kõiki maailma probleeme, aga oomega 6 ja 3 tasakaal on kriitiline, kuna ta võtab põletikku maha ja paneb rakumembraanid tööle. ja siit edasi saab ehitada oma tervise vundamenti, toetada oma tervist, kuna ka keha hakkab ju omistama toitaineid. et kui alustada mingi muu toidulisandiga, siis see kasu ei olegi nii suur, kõigepealt rakumembraanid pehmeks, rakud tööle, põletik maha ja nüüd saab edasi mingit toidulisandit võtta ja see toime on oluliselt parem. ja kui see toime oleks veel soolestik korda, siis on nagu eriti kõva power sees. et meie uus gut health test, võib-olla inimesed mäletavad Roja teste number 2-st, mis näitab, kes sul seal sees elavad, kes on elanikud, millised bakterid. aga meie test siis ei mõõda lihtsalt bakterite olemasolu, vaid näitab, kuidas need elanikud sinu tervist mõjutavad. kuidas on see seotud sinu tööga, kuidas on emotsioonid seotud, kuidas on seedimine ja nii edasi. et paljud kindlasti ka teavad, et 90% serotoniinist toodetakse just soolestikus. ja fakt on ka see, et põletikune protsess ei alga siis, kui nahk juba valutab, vaid see algab juba oluliselt varem, mikrotasandil ainevahetuses. ja see test näitab enne, kui sümptomid on kontrolli alt väljunud. me saame baktereid ju läbi toidu, aga tänapäeval me ei tea ju kõik, millega see toit on läbi pritsitud ja millega seda on veel ju töödeldud. et meie keha räägib kõhu kaudu, õpime seda kuulama. see test on sulle, kui sa tahad lõpetada oletamise ja katsetamise. sa tahad teada, mis suunda su bakterid praegu toetavad. sa saad faktipõhist alust oma naha toetamiseks. meil on selge skooring, lihtne kodune test jällegi. isikupärastuse soovitused tulevad sellega kaasa. siin on minu soolestikutest. ei ole just väga palju rohelist siin, aga jälle ütleme, et siin on suur potentsiaal, mida avastada. et mul on ligi 44% võimalik leida rohkem energiat, õnne, mida iganes siit ma saan enda tervisele luua, kui ma need näidud ka korda saan. ja mida ma hakkasin tegema, kui ma selle näitu teada sain, ma hakkasin võtma kiudaineid, millest on ka mul siin pilt. et see siis Syncyno-biootik toetab soolestiku tervist. on kiudaine segu 8 erinevast looduslikust allikast. et kuna minu toidulaud ei ole väga kesine, tähendab jah, on just kesine, siis ma ei saa piisavalt kiudaineid. ja ma toetan sellega, siis ma panen sealt purgist 2 kulbitäit, väike kulbitäis, panen shake'i sisse, ma olen kuulnud, et mõni paneb ka pudru sisse. ja ma toetan sellega enda mikrobiomi tööd. ja ta lisaks aitab hoida ka normaalset veresuhkurt, normaalset kolesterooli taset. ja nüüd, kui see on sul õli all ja sinobiootik ka, siis on see imeline kombo. õliga põletik maha ja sinobiootika soolestik ja seedimine tööle. mõtlesin, et ma ikkagi panen selle D-vitamiini slaidi ka, kuna ma olen ise selle üle väga uhke. ja sellest ikkagi räägitakse vähe. et meil koolis jagati uuringut, kus siit on näha, et kui kokku arvutada, siis 57% eestlastest või noh, kes on osalenud selles uuringus, neid on siin 362 000, 57% oli alla normväärtuse. täitsa uskumatu ju. ja ma siin üleval olen jaganud ka enda sügise tulemust ja siin, kui ma nüüd hakkasin meie Sino Shine'i võtma, et milliseks mu tulemused muutusid. mul pole kunagi 142 olnud nii hea. ja kui vaadata, siis ma olen siin lahtrisse ideaalne, kõigest 15%, nii et keda huvitab, siis võib küsida enda partneri käest või inimese käest, kes teid siia kutsus, Helen Lasni D-vitamiini loengut. see räägib täpselt seal kõik lahti, miks see neile oluline on ja kuidas neid tulemusi saavutada. ja nii ongi. Collagen Boost, üks populaarsemaid tooteid meil üldse, eriti just naiste seas. kuna on ka naistepäev tulemas, siis mehed, kes siin kuulavad, pange kõrva taha ja tehke oma kallimale üks ilus kingitus. ja minul on üks tuttav, kes töötab kosmeetika vallas. ja kunagi tuli temaga jutuks kollageenist ja ma saatsin meie toote pildi või mingi video ja ta
olin natuke nagu skeptiline, et ta on kuskilt lugenud, et see kollageeniga need asjad nii ei toimi, et võta kollageeni sisse ja siis asi läheb paremaks. aga ma kinkisin talle meie imelise kollageeni ja läheb 11 päeva mööda, noh, see on 10-päevane kuur. ta helistab mulle, ta juba vaikselt seal itsitas, ma sain aru, midagi toimub. ja ta ütles, tead, Mait, mul pole mitte kunagi nii ilus näonahk olnud ja seda rääkis spetsialist, kes siis on viimased 10 aastat tegelenud erinevate kosmeetikatoodete müümise ja maaletoomisega. nii et tehke kingitusi ja muudame inimeste arvamust. meil on nii head tööriistad käes, et minna. ja siin on siis lühidalt kõik meie tooted ühe pildi peal. meil on siis rasvhapete test, D-vitamiini test, pika veresuhkru test, mis on ka väga oluline, soolestiku test ja erinevad oomega toidulisandid. meil on siin näiteks Agua X, mis siis lahustub vees, võib-olla mõnele lapsele on see väga hea variant või mahla sees lahustub. kapsleid saab tellida. minu igapäevane Xtend, näiteks Xtend on siis toitainete kompleks, milles on siis 4 kapslis on 9 kilo jagu köögi- ja puuviljade ja toitaineid, vitamiine sisse pandud. et mõtled, palju me päevas peaksime sööma neid ja neid saaks vajalikku koguda. kuna minu toidulaud on natukene kesine, siis ma toetan enda toidulauda Xtendiga. ja muidugi Cynoshine, eks ju, siin D-vitamiin rääkisin. Multify, minu lapse lemmik, närvimistablett. meil on erinevad veetikatooted. Viva pluss aitab paremini magada, stressi vähendada. ja mis mulle väga meeldib jälle on siin see Lean Shake, seda ma kasutan kiirabis, kuna ma olen pikalt sõidus, võin olla mingi 5 tundi kuskil sõidus, nii et sööma ei pääse, siis on mul Shakeriga see Lean Shake kaasas, ta on siis nagu toidukorra asendaja. ma saan kõik vajalikud toitained siis lõunapausil kätte. ja muidugi nahaseerum ka, et seda ma kasutan ka tegelikult peaaegu iga päev. ja mis mulle eriti meeldis, et meil oli siin mais üks üritus, kus meil tuli siis Gerd Kanter rääkima taastumisest. Gerd Kanter on olümpiakomitee siis asepresident. ta ütles, et ta on ise neid tooteid tarbinud. tema soovitab neid tooteid enda õpilastele, ta on ju treener. et kuna see parandab siis taastumist, on ju, tippspordis on konkurent päris tihe, et seal on need parimate toodete valimine eriti tähtis. ja siis paremal on siin, käisime Norras aastakonverentsil, kus ma sain kokku puutuda siis doktor Paul Claytoniga, kes on siis meie toodete nii-öelda üks toodete taga olev inimene, kes nende on need välja mõelnud, kes on tuntud siis oma laialdase töö poolest toitumise, kroonilise haiguste ennetamise ja vananemisprotsesside vallas. ja olgu öeldud, et sportlastele tehtud testid on ka ühed kehvemad, mida mina olen näinud, sest sportlastel on see koormus ju väga suur. Nad teevad trenni, lihased vajavad taastumist. ja meie ehk Cincino oleme tulnud Skandinaaviast. me oleme ülemaailmne tervise ja heaolu kaubamärk. Cincino pakubki inimestele lisatulu teenimise võimalust. hakates partneriks, saad sa turustada tooteid üle maailma. et me oleme avanud turud üle 100 riigi, otsemüügiorganisatsioonide liige. näiteks minul on klient Austraalias, partner Hispaanias ja niimoodi see vaikselt asi arenebki, et meil on võimalik neid inimesi üle maailma registreerida. mul on ka väga palju kliente Soomes, et saame üle maailma neid registreerida. ja mis veel usalduse tagab, et me oleme siis Nasdaq First Nordil börsiettevõte. ja kui ettevõte on börsil, siis on ta igatpidi läbi uuritud ja puuritud ja kogu info on avalik. ja mina näen siin suurt potentsiaali, kuna need testid näitavad 97% inimestest vajavad meie tooteid, et elada iga päev kvaliteetset elu. et see on ka üks põhjus, miks Encino on nii edukas, kuna nõudlus meie toodete järgi on lihtsalt niivõrd suur. ja oleme olnud turul juba 20 aastat. et meil on test ja me saame tõestada, kas inimese võetavad toidulisandid töötavad neil või mitte.
500 miljonit inimest võtab oomega 3 toidulisandeid, 1 miljard inimest võtab vitamiine. Enamik inimesi tahab teada, kas toidulisandid, mida nad tarbivad, päriselt toimivad, on mingisugust mõju avaldanud või mitte. ja 2050. aastaks on meil testitud 1 miljard inimest. kui panite tähele, siis hetkel on tehtud üle 1,5 miljoni testi. et me oleme alles alustamas ja see on väga suur kasvav trend. et praegu on õige aeg tegutsemiseks. ja 97% testi teginutest kukubki läbi. et neil on siis keha oomega 6-3 tasakaal paigast ära. aga miks üldse hakata sinu partneriks? Miks mina hakkasin? no minu lugu oligi see, et ma eelnevalt olin tarbinud päris pikalt Sensino tooteid, mul oli teada, et need tooted päriselt toimivad, see tagas usaldusväärsuse. ja usalduse tagas ka see, et olen käinud eelnevalt siis Sensino üritusel ja ma nägin, kui ägedad ja superinimesed seal meeskonnas olid. ja mida ma veel märkasin, et kui nemad on saavutanud need tiitlid, mida nad siis olid saavutanud, on ju, või kellelgi oli näiteks 100 klienti ja ma mõtlesin, miks minul ei või 100 klienti olla, et see on täiesti tehtav, et ma tulen ja proovin ka. ja aitad teisi, aitad iseennast. mida rohkem inimesi aitad parema tervise juurde, siis seda rohkem lisatulu on võimalik mul endal teenida ja mulle see kontseptsioon nagu väga meeldis. ja ja mis hetkel üldse siin majanduses toimub, on inflatsioon on kõrge. mul just siin hiljaaegu oli ühe politseikolleegiga juttu, kus ta mainis, et neil oli seal seltskonnas juttu, et neil palk tõusis kas 6 või 7% üle 5 aasta. ja ta nagu mainiski, et enamus inimesed väga õnnelikud selle üle, et noh, et palgatõus, aga siis ta tuletas meelde, et teate, et see on ju viimase 5 aasta jooksul on see ainuke palgatõus ja inflatsioon on olnud üle 30%. et tema arvutas välja, et üle 600 euro on tegelikult ikka veel puudu, on ju. et millega nad 5 aastat pidid hakkama saada ja praegu peavad seal sama rahaga hakkama saama on 600 eurot ära kadunud on. et praeguses majandusolukorras lisaraha teenimine on, ma ütlen, rohkem kui mõistlik. isegi ma tunnen ise ka, et see on vajalik. et hetkel igasugused hinnad on ju kõrged, eriti elektrihinnad. ja mis mind nagu siis kõnetaski see, et kui ma siin olen edukas, kasvatan enda tiimi, kasvatan enda kliendibaasi, siis üks hetk ma võin enda töökoormust vähendada. ega ma ei taha ka eluaeg teha öötööd. kes öötööd teeb, ta teab väga hästi, et ega see ei ole lihtne. sa oled hommikul väsinud, kurnatud ja nii edasi, et ma näen pikemas plaanis, ma tahan töökoormust vähendada. ja see siin annab mul selleks väga head võimalused. aga mida teie tegelikult tahate? kes tahab rohkem õnne, kes tahab rohkem tervist, kes tahab rohkem raha? aga meil siin Sinos on võimalik saada head tervist ja ka raha ka. et aidates inimesi, aitad ka ennast. mida te enda jaoks tahate? perekonda ülal pidada, kes tahab reisile minna, kes tahab osta uue kodu, kes tahab lihtsalt uut autot osta, see on kõigile enda eesmärgid ja eesmärk siin äris on väga tähtis, et meil peab olema selline suurem eesmärk, mis meid siis kannustab tööd tegema. unistused on siin väga tähtsad. kes tahab ehitada kestvaid sõprussuhteid, kes teeb karjääri, millel on tähendus ja eesmärk. kelleks te tahate saada? saada jõukaks. kellele meeldib elustiil, sest seda tööd saab teha ju igal pool. mis selleks vaja on? Telefoni, internetti ja ega vist rohkem polegi vaja. või siis jah, kolmas komponent ikkagi, et peab olema see miks. Miks ma tahan seda tööd teha? miks ma tahan inimesi aidata, miks ma tahan raha teenida? kuhu ma tahan elus välja jõuda? et 3 asja. alustage enda äri ehitamist. meil on võtmed kätte lahendus. meil on kõik asjad ette-taha ära tehtud ja mis mind veel nagu selle äri puhul siin kõnetab, et kui mina siia ärisse tulin, ma ei olnud ka tegelikult valmis, et tulen ja hakkan siin tooteid müüma. ma kasvasin selle käigus, meil on väga hea koolitussüsteem, millest ma hiljem ka natuke täpsemalt räägin. aga kuidas siis alustada?
liituge ja valige endale partnerkitt. et meie siin Sino frantsiisis saab alustada ka tasuta, aga siis sul ei ole tootekogemust, sul ei ole nii palju boonuseid, mis aitavad äri kiirendada ja toodete tarbimisega tuleb usaldus. näiteks kui sõber küsib, ahah, tahad mulle õli pakkuda, aga kas sa oled ise võtnud, mis su kogemus on? et see tegelikult on väga oluline. ja inimesi kõnetabki sinu enda soovitus, enda kogemus. ja mis meil siis on, meil on siis 3 paketti. siin on 1 test Basic Kitis, Advanced Kitis on 3 testi ja Ultimate Partner Kitis on 10 testi. mina võtsin selle parempoolse Ultimate Partner Kiti, kuna ma sain kohe aru, et mul on neid teste vaja. 10 testi, ma arvan, et mul oli circa 2 kuuga juba testid kõik käigus, inimestel teste tehtud, pere oli suur ja mul oli alati test autos, töö juures kaasas, et kui huvi tekkis, ma sain kohe ära teha ja nii need testid olid, see test on nagu töövahend. ja mis ma veel nagu tegin, et ma ostsin selle paketi, onju, ma sain ju neid tooteid müüa, ma sain juba kohe raha. ma isegi kinkisin osadele, mäletan, sünnipäevad oli, et ma teenisin nende toodetega päris kiiresti raha tagasi. ja meil oli kampaania, rahatagastus, rahatagastuskampaania. ja mis nüüd veebruaris juhtub, ma saan selle raha kõik tagasi. ehk siis mul oli selleks vaja 25 müüki teha, preemiaklassi klienti ja ma saan selle raha tagasi. ehk siis mina mõtlen nii, ma sain selle esimese tooteportsu, müüsin maha, teenisin raha tagasi ja nüüd ma saan uuesti selle raha nagu tagasi. aga selleks ma pidin natuke tööd ka tegema. ja, ja sellega käib kaasas siis automaattellimus. see hõlmab ühte meelepärast balance toodet iga kuu, testimiskomplekt iga 4 kuu tagant, võimsat back office'it ja rakendus GoCore, ehk siis siin ongi see koolitussüsteem. et mina, kellele meeldis eneseareng, siis minul oli alguses väga oluline, et ma sain vaadata, kuidas inimestega suhelda, kuidas tooted selgeks teha, meil on suur süsteem ja kõik info on olemas. et sellest on väga suur abi. et inimene ei pea olema valmis, tal peab olema lihtsalt soov tegutseda ja seda kõike saab töö käigus õppida. ja mõistlik on tähendab esimese kuu jooksul teha 4 klienti, 4 tootetellimust ja saada autoorderi tasuta. et meil on ka selline võimalus, et sa võid maksta selle autoorderi eest, aga mõistlik oleks ju toode saada tasuta. ja selleks ongi vaja ära teha 4 tootetellimust. ja seda võib ka teha, iga klient võib saata meil tasuta tooteid, kui ta soovitab neid tooteid enda sõpradele, sõbrad ostavad need tooted, teeb 4 tootetellimust ära ja sa juba saadki enda toote tasuta. ja mis siis tegelikult ühiskonnas toimub, et ma tean, kui mina hakkan autot ostma, telefonit ostma, ma alati küsin sõbra käest nõu. kuule, mis sa arvad, mis võiks olla hea auto mulle või milline telefon üldse tänapäeval ostma peab, on ju, või arvuti puhul. et 89% me kasutame tegelikult küsime nõu, nii-öelda social proof. kui teised seda teevad, peab see olema hea. nii et meie äris on igati mõistlik saada tooted tasuta. ja kuidas me siis raha siin teenime? oma tiimi loomisega, oma klientidelt. kui sul on kuni 24 klienti, teenid klienditellimuste pealt 10% komisjonitasu, 100 eurot kiire alguse puhul ja Sensino for free. aga kui sul on juba üle 25 kliendi, on komisjonitasud 20% klienditellimuste pealt, 100 eurot igakuine boonus, 100 eurot set rewards'i, mille eest saad siis tellida tooteid. vahepeal on väga tore tasuta nii-öelda saata tooteid. ja siis ka lojaalsusprogrammi tagasimakse, millega mina nüüd just veebruaris sain. Pro-tiim, kus hetkel olen mina, et ma saan siis klientide tellimuste pealt 25 eurot komisjonitasu, 25% tähendab, 200 eurot igakuine boonus, 100 eurot set reward'i. aga ma tahan saada rohkem, ma tahaks saada top tiimi, et siis ma saan juba 30% komisjonitasu tellimuste pealt, 400 eurot igakuist boonust, pluss 100 set rewards'i ja veel siis ühekordne boonus, mis makstakse välja 25 kuumaksena, 400 eurot kuus, 10 000 eurot. et väga meeldib. aga mind kõige rohkem kõnetab Top Team 200,
sellega on 30% komisjonitasu, 1000 eurot boonust iga kuu, 100 eurot set reward'i, aga kõige tähtsam, kvalifitseerud direktor taseme reisile. ehk siis meil on siin ka preemiareisid, kui sa oled teinud piisavalt palju tööd, sul on 200 klienti, ehk siis 200 tootemüüki, mul võib olla 50 klienti, kes on ostnud 4 toodet, ongi juba 200 koos. Et ma tahaks sinna reisile jõuda see aasta, Tenerifele, preemiareis, kus 700 inimesega saad koos veel õppida ja kasvada ja kuulda teiste kogemusi, väga vinge üritus. Ja iga siis 100 kliendi lisandumine kasvatab teie top tiimi boonust 500 euro võrra. Et täitsa tehtav. Ja alguses on siis sinul endal suurem panus, enda müügid, enda isiklik panus, aga ajapikku hakkab siis suurem osa sissetulekust tulema korduvmüükidest ja tiimi panusest. Kui sinu tiimis on rohkem inimesi, siis see võimendub ja kasv läheb järjest kiiremaks. meil on 120-päevane fast start plaan. saavutad kuutiimi 30 päevaga, ehk siis seal on 4 toote püsitellimust. saad 100 eurot tasuta autoorderi. registreerid 2 partnerit 60 päevaga ja teenid 400+ eurot. igaüks alustab UPK-ga. aitad oma kahel registreerida 2 90 päevaga. ehk siis meie äris on duubeldamine, dubleerimine. aitad teistel inimestel leida partnereid, aitad kliente neil teha ja teenid juba 1200 eurot juurde. nii lihtne see ongi, teed ise ära 2, aitad 2 partneril registreerida veel 2 inimest, olgu selleks siis sõbrad, tuttavad, ja saavutad X-tiimi 120 päevaga, ehk siis 10 kliendi tellimust, sul võib olla selleks 5 klienti 2 toote tellimusega ja teenid juba 150 eurot veel juurde, millele lisandub erinevad tiimitasud ja potentsiaalne kogutulu Fast-Stardi puhul on 2500 eurot. selle võib ära teha 2 nädalaga, sa ei pea ootama 120 päeva, et Sinsina armastab kiirust. ja tegelikult Fast-Start ei ole ka kohustus, et see on lihtsalt väga mõistlik raha teenida, ära kasutada võimalused, mis on meile pakutud. ja siin on Silver tase, 200 eurost kuus. ja siin tähtsaks võtmesõnaks on kahekordistamine. aitad enda partneril, kui sinu tiimis on 4 Silverit, siis saavutad sa ise executive'i taseme, kes teenib ligi 800 kuni 1000 eurot kuus. eks see on nagu pisike ettevõtte juht. et sul on meeskonnas siis 4 tiimi, 4 meeskonnaliiget, kellel on oma väiksed tiimid. nii, aga teemant mind väga kõnetab. et kui minu meeskonnas on 4 executive'i, siis ma saan ise teemant tasemele. aidates teisi, aitan ennast. aitan 4 inimesel teenida 900 eurot, siis teenin ise 4000 eurot. ja ärivõimalused. igaüks saab vaadata, millised tasemed kedagi siin kõnetab. et see teemant tase kõnetab väga paljusid, see 4000 eurot kuus. teed ära direktor taseme, saad ka sinna preemia reisile kohe automaatselt. ja kõik sõltub õigest ajastusest. me oleme ikka jätkuvalt veel alustamas. hetkel on meil 1 miljon klienti. 10 aasta pärast on meil 20 miljonit klienti. et praegu on parim aeg alustada ja 2050 on meil 100 miljonit klienti. hetkel on tervisetrendid üha populaarsemad, kuna tervis läheb järjest rohkem käest ära. ja inimesed tahavad enda tervist parandada. inimesed otsivad lisaraha. et see süsteem pakub meile mõlemat, pakub meile tervist, pakub meile lisaraha. et praegu on täiuslik ajastus tulla ja alustada. ja võimalus viia oma unistused täide. hakkasin Siino partneriks, võimalus teenida pikaajalist jääktulu, teenida erinevaid elustiili auhindu ja preemiareise, töötada seal, kus ise soovid.
et see sobib väga hästi lisatööna, miks mitte ka väikelaste emadele, kes ei saa päris tööle minna, aga lapse kõrvalt kodus saavad toimetada. Ma tean, meil on siin kuulajad seas kindlasti päris mitmeid, kes niimoodi toimetavad. et loome maailma tervist ja heaolu. aga võib-olla keegi soovib hoopis hakata siin sinu kliendiks, see on ka väga okei. parandada enda tervist, tunda ennast üha paremini ja ka võimalus soovitada erinevatele inimestele ja saada enda toode tasuta. et meil on siin erinevaid võimalusi. kujundame toitumise tulevikku koos.